Aga küsimus on selles, et jah, tegelikult on ju niimoodi, et see info ei ole sulle uus. See ei ole uus informatsioon, et sa peaksid endale kõigepealt maksma, kui palju sa pead maksma, kuidas see raha juhtumine käib ja nii edasi. Küsimus on selles, miks sa seda endiselt ei tee, kui sa ei tee. Või siis, mis mahus sa tahaksid, eks. Raha on alati võimalik luua ja suuremates kogustes see on teine teema. Aga raha juhtimise osas, et sulle hakkaks ka midagi jääma, sa pead tegema selle otsuse, et endale võtan esimesena, ja sul on täiesti õigus seda teha. Miks me seda ei tee? Sa oled tubli tüdruk. Sa oled hea tüdruk. Sa oled kohusetundlik tüdruk või poiss, kes kõikidele teistele annab ennem ja siis vaatame, kas mulle ka midagi jääb. Aga reeglina on see, et neid põhjuseid teistele on alati hästi-hästi palju. Kui meie ei hakka iseenda ees seisma selga sirgu ajama ka raha mõttes, siis ei muutu meie jaoks mitte midagi. Ükskõik, kui suured sul need käibed on. Alati on sealt kuskilt kaob käest ära.